Tšau, mina Kristin Elvak ja täna jälle esmaspäev, et tervitan sind ja soovin vägevat alanud nädalat ja täna tahaksin tutvustada sulle sellist ägedat raamatut nagu Sinu keha räägib, armasta ennast. See on Liis Bourbeau poolt siis kirjutatud. Liis on siis see on siis kõige põhjalikum raamat haiguste ja tervisehäirete metafüüsilistest põhjustest. Siin on siis tõesti käsitletud üle 500 erineva haiguse ja tervisehäire. Ja on tõesti väga põhjalik. Liis, temast siis rääkides, tema on siis asutanud 1982. aastal sellise kooli nagu Listen to Your Body ja see on siis Kanadas asutatud ja nüüdseks on siis ta juba 22 eri riigis, seda filosoofiat siis õpetatakse seal nendes 22 eri riigis ja 10 eri keeles ja ta on müünud oma raamatuid ainult prantsusekeelset riikides kokku 2,5 miljonit eksemplari ehk siis väga tunnustatud, väga paljusid abistanud ja miks ma sellest teemast räägin, miks see on oluline, sest tegelikult mina ju ise olen õppinud füsioteraapiat ja ma tunnen, et väga oluline on just see nagu füüsilise poole ravimine läbi konkreetsete harjutuste, jälgides kõik liikuvust, lihasjõudlust, kõike seda, aga ma leian, et väga olulise osa moodustab ka just see emotsionaalne ja vaimne pool seal taustal. Et kui nendega üldse ei tegele, siis tihti tegelikult juhtub see, et see haigus või tervisehäire tuleb lihtsalt ise tagasi. Sellepärast ma antud teema hetkel võtsin. Tahtsin siit veel lugeda teile ette, et tänapäeval tunnistab ka traditsiooniline meditsiin, et vähemalt 75% haigustest on psühhosomaatilised. See tähendab, neil on nii füüsilised kui ka emotsionaalsed ja mentaalsed ehk mõtlemisviisist tulenevad põhjused. Ja mis ma siis valisin nendest haigustest, mis siis tundus, et võiks sinu jaoks olla oluline. Üks siis on selg, järgmine on põlv ja kolmas siis õlg. Et tänases osas vaatleme neid teemasid ning järgmisel esmaspäeval võtame ette peavalu, läbipõlemise ja depressiooni. Et nende muredega lihtsalt inimesi on minuni kõige rohkem jõudnud ja ma loodan, et kui sul peaks olema midagi nendest, siis juba lihtsalt selle tänase video vaatamisest saad abi. Aga hakkame siis pihta. Selg. Seljas käsitleb siis ta on toonud siis välja füüsilise tõkestuse, siis on toonud emotsionaalse tõkestuse, mentaalse tõkestuse ja lõpetuseks vaimse tõkestuse ja järelduse. Et käime läbi just selle emotsionaalse ja mentaalse poole, et hoida väärtuslikku aega kokku. Emotsionaalne tõkestus selja kõige alumises ristluude piirkonnas tekkinud valu jutustab tõsiasjast, et üle kõige hindab inimene oma sõltumatust ja kardab kaotada oma liikumisvabadust hetkel, kui teised tema abi vajavad. Reeglina kardab see inimene surma ja elu pärast surma. See on siis ristluu piirkond. Järgmiseks siis valu, mis tekib nimme piirkonna 5. lüli ja rinnaosa 11. lüli vahel. Tihti on ka tegelikult nimme piirkonnas seal 4.–5. lüli vahel. Siin ütlebki, et see on siis ristluu ja piha vahel, on seotud hirmuga, vaesuse, materiaalse ebakindluse ees.
et selg toetab kogu inimese keha, siis igasugune seljavalu räägib ebakindluse tundest, toe puudumise tundest. Selja alaosa on seotud omamise valdkonnaga, materiaalsete hüvede, raha, partneri, maja, laste, töö, diplomite ja muu taolise omamisega. Selle piirkonna valu jutustab, et inimene tahab midagi omada, et tunda end kindlamana, kuid ei söanda ei endale ega teistele seda tunnistada. Seetõttu on ta sunnitud tegema kõike ise, kõik oma selga või turjale ladudes. See inimene on materiaalses elus väga aktiivne, sest kardab vaesust ja arvab, et heaolu tunne sõltub eelkõige materiaalsetest hüvedest. Talle ei meeldi abi saamiseks pöörduda teiste poole. Kui ta seda ikkagi teeb ja talle ära öeldakse, hakkab tal veelgi halvem, seljavalu tugevneb. Et ma ütlen siis siin ära, et mitte nüüd kuulata nii, et mis siis mul nüüd viga on, vaid pigem kuulata seda ja siis mõelda, et okei, kui ma midagi ära tunnen, siis ma tean, et see on see valdkond, millega rohkem tegeleda. Valu selja üleosas 10. lülist kuni kaelalülide alguseni, see on siis talja ja kaela vahel, jutustab ebakindlusest ja emotsionaalsest ebastabiilsusest. Sellele inimesele on kõige tähtsam tegemise valdkond, sest just tegutsemine annab talle kindluse tunde. Siis ta tunneb, et teda armastatakse. Tema omakorda näitab oma armastust teiste vastu üles nende heaks midagi tehes. Aga valu võib osutuda sellelegi, et inimene tahab leida ettekäänet mingi töö tegemata jätmiseks, sest kardab, et inimesed ei abista teda siis enam, kui näevad, et ta saab ise suurepäraselt hakkama. Okei. Kõige olulisem on siis tegemise valdkond. Niisiis ootab ta teistelt liiga palju ja kui ta ootused ei ole leidnud õigustust, siis tekib tal tunne, et kõik on kuhjunud, laotud tema selga. Tal on raske oma soove ja vajadusi väljendada, aga kui ta seda lõpuks teeb ja talle ära öeldakse, hakkab tal veelgi halvem. Seljavalu tugevneb. Seljavalu võib tekkida ka siis, kui inimesele tundub, et keegi teeb tema teadmata midagi tagaselja. Nii, see on siis kõik see emotsionaalne pool. Mentaalne tõkestus. Kui sul on valu selja alaosas, ristluude piirkonnas, siis tundub sulle, et kedagi abistades kaotad oma vabaduse, aga sa võid ka eksida. Püüa kõigepealt objektiivselt hinnata oma võimalusi. Selgita neid inimesele, kes sinult abi palub ja tegutse teadvustatult mõistlikult. Ära unusta, mida külvad, seda lõikad. Kui sa kõigile abisoovijatele ära ütled, siis ei abistata ka sind raskel hetkel. Võib-olla on juhtunud, et otsustasid kedagi aidata, kuid sind kasutati lihtsalt ära. Ja nüüd ei taha sa enam kellelegi vastu tulla, kartes jälle lolliks jääda. Aga kui sa midagi ei anna, siis ka midagi ei saa. Kui see hirm on seotud ellujäämisega, siis on vaja aru saada, ainult üks osa sinust usub, et sa ei suuda üksinda ellu jääda. Tegelikult on sul olemas kõik vajaminev, et enese eest hoolitseda. Mis puutub valusse nimme piirkonnas, selja alaosa ja talje vahel, siis tea, et sul on õigus omada, saada rahuldust materiaalsete hüvede ja kõige muu omamisest, sest see annab sulle kindluse tunde. Kui suudad seda tunnistada, et sul on õigus omada, muutub su elu palju meeldivamaks. Isegi kui sa hingepõhjas arvad, et pole nii hea kõvasti materiaalselt armastada, anna endale kõigepealt õigus neid hüvesid omandada. Aja jooksul su enesekindlus suureneb ja ei baseeru enam ainuüksi omamisel. Sulle tundub, et kellelgi ei ole sinuga asja. Tegelikult aga ei räägi sa ise mitte kunagi oma vajadustest ja soovidest. Seepärast ei tea keegi neist midagi. Ole natuke aktiivsem, ära häbene, samas püüa mõista, et kui sa oma soove väljendadki ja oma vajadused sõnadesse paned, siis vaevalt kõik tormavad otsekohe sind aitama. Mõnele inimesele ei ole omamine nii tähtis, seepärast ei tarvitse nad mõista su vajadusi. Kui annad endale õiguse neile vajadustele, siis on sul lihtsam seda teistele selgitada. Valu selja üleosas, rinnapiirkonnas, talja ja kaelaosa vahel räägib sellest, et eksid, kui mõtled, et teiste inimeste õnn sõltub ainult sinust. Mitte keegi ei keela sul teiste heaks midagi meeldivat ja kasulikku teha. Kuid pead muutma motivatsiooni.
Kui tahad midagi teha inimese heaks, kellest hoolid ja keda armastad, siis teegi seda armastusest oma lõbuks, et teistele rõõmu teha. Ära püüa olla toeks kogu inimkonnale. Sul on vaja ka mõista, et teistel inimestel on õigus mõelda teisiti, kui mõtled sina, ja teha teisiti, kui sina neilt ootad. Nad tõenäoliselt armastavad sind, kuid nende armastus ei tarvitse avalduda nõnda, nagu sina tahad. Sel juhul on vaja oma soovidest rääkida, nendele inimestele öelda, mida nad peaksid tegema, et sa tunneksid, et nad sind ikka armastavad. Varem või hiljem hakkad end tundma piisavalt kindlana ega vaja sellist kinnitust enam. Ja vaimse tõkestuse järelduse osas käime läbi lõpuks veel nagu detailsemad küsimused ja vaatame sealt nende vastuseid, et leida siis see vaimse tõkestuse osa. Nii, järgmiseks on meil põlv. Nii. Emotsionaalne tõkestus. Valu põlves või muud põlvehädad, mis rikuvad mõnda tema funktsiooni, annavad tunnistust sinu tulevikutaju jäikusest. Valu põlves tekib tavaliselt auahnel ja kangekaelsel inimesel, kes ei taha kuulda võtta teiste inimeste mõtteid ja nõuandeid. Selline suhtumine teeb talle vaid kahju, kuivõrd ta jätab endi ilma võimalusest leida palju kergemaid teid oma tuleviku kindlustamiseks. Mentaalne pool. Valu põlves aitab sul teadvustada, et sa ei ole piisavalt paindlik. Ära unusta, et su keha püüab sulle alati märku anda millestki, mida sa ei teadvusta. Sa ei taha vastu võtta uusi ideid ega muuta suhtumist oma tulevikku või nende inimeste tulevikku, kellest hoolid, sest kardad kaotada kontrolli enese või olukorra üle. Sa ei pea enam uskuma, et järeleandmine tähendab põlvili langemist või allaandmist. Võimalik, et vähene paindlikkus on seletatav sellega, et kardad muutuda oma ema või isa sarnaseks. Tea, et võid elada iseseisvat elu oma vanematest sõltumata. Absoluutset sõltumatust ei ole olemas, kõik me vajame aeg-ajalt kellegi abi. Jah. Ja viimasena siis õlg. Valu õla ülaosas räägib sellest, et inimene on liiga palju vastutust oma turjale ladunud ja muretseb liiga palju teiste pärast. Ta ei luba endal teha seda, mida tahaks, sest peab end teiste inimeste õnne ja heaolu eest vastutavaks. Õlad valutavad tavaliselt neil, kes palju töötavad. See valu ei räägi mitte sellest, et inimene peaks vähem töötama, vaid pigem sellest, et töötada tuleks armastusega, mitte kohusetundest. Kui valu õlas ei lase kätt liigutada, siis on inimesel ilmselt raske aksepteerida mingit uut situatsiooni või teist inimest. Ja mentaalne tõkestus seal. Igasugune valu õlas annab tunnistust sellest, et teed ülearust tööd. Teisi aidata püüdes laod oma õlgadele võõra koorma. See teeb kahju nii sulle kui ka nendele inimestele, sest sa jätad nad ilma võimalusest iseseisvalt enda eest seisma õppida. Analüüsi oma käitumist. Miks sa pingutad end kõigest jõust teiste pärast? Oled sa andnud mingi lubaduse? Võib-olla usud hingepõhjas, et sulle tasutakse 100-kordselt. Sul on aeg objektiivselt hinnata oma võimalusi ja mitte võtta oma õlgadele liigset koormat. Õpi ennast armastama ja ennast hoolima. Ainult sinu enda otsustada on, millega sa tegeled ja millele oma jõu kulutad. Teistel tuleb austada su vajadusi ja otsuseid. Õpi olema ka paindlikum ja aksepteerima inimesi ning olukordi, mis sulle meeldivad, kartmata tagajärgi. Vot nii, et sellised siis selg, põlv ja õlg. Ja nüüd minu arust sellised väga head täiendavad küsimused, mis siis aitavad oma haiguse põhjuse täpsustamiseks nagu aru saada, mis seal siis veel taga on. Et kõigepealt siis füüsilise poole, et missuguste iseloomustavate sõnadega on kõige kohasem kirjeldada seda, mida sina koged enda sisimas või kehas praegusel hetkel ja mis tundeid see sinus tekitab. Vastus sellele küsimusele näitab, kuidas sa suhtud inimesesse või olukorda, kes või mis vallandas sinu terviseprobleemi.
jah, et no ma võtan näiteks praegu mul küll kuskilt ei valuta, nii, aga seljamuresid mul on olnud. No põlveõlaga ka muidugi, aga selg tuleb nagu praegu esimesena meelde, et mida ma kogen oma sisimas või kehas praegusel hetkel. Et kui oli, siis minul oli keskseljas oli see valu ja see osa, kus puudutas just materiaalseid teemasid ja asjade omamist, siis et see oligi just see, mis mind nagu minul taustal oli. Mida see haigus ei lase mul teha, on siis emotsionaalse tõkestuse juures, et mida see haigus ei lase sinul teha. Vastus sellele küsimusele kajastab neid soove, mis on tõkestatud. No sellel hetkel mina ei saanud mida mina tahtsin väga, oli minna kooli ja sellel hetkel ma õppisin arendajaks IT kolledžis ja siis ma ei saanud saada arendajaks ja ma ise nagu taustal mõtlesin seda, et arendajad teenivad väga palju, et ma pean nagu just õppima seda valdkonda. Huvitav, et jah, ma enne selleni ei ole varem jõudnud. Ja kui ma lubaksin, järgmine küsimus, kui ma lubaksin endale ellu viia need soovid, kes ma siis oleksin? Jah, et siis mina oleksin olnud arendaja, täiesti teine valdkond ja võib-olla oli hea, et just siis selg mind takistas. Ja mentaalne tõkestus, kui ma lubaksin endale olla, teha ja nii edasi, et pane siia eelmise küsimuse vastus, et kui ma lubaksin endal käia seal IT kolledžis, siis mida hirmsat või vastuvõetamatut minuga juhtuks ning mida teised siis minust arvaksid või mida ma ise endast arvaksin. Vastus aitab päevavalgele tuua uskumuse, tõekspidamise, mille tõttu sa ei saa rahuldada oma soove ja end teostada ning tekitab niiviisi füüsilise tõkestuse, haiguse. See ehk siis, kui ma lubaksin endale olla, teha neid asju, mida ma soovin, kõiki neid asju, aga ma nagu selle haiguse pärast ma ei saa teha, aga kui ma teeksin neid, mida hirmsat või vastuvõetamatut siis minuga juhtuks, mida teised minust arvaksid. Et siis võib vabalt panna siis ka pausi ja ise nagu kaasa mõelda. Ja minu puhul siis, kui ma oleksin käinud IT kolledžis, saanud arendajaks, siis minul oli samas ka taustal see, et kui ma saaksingi siis rikkaks, siis tegelikult tundus ka see, et kui ma olen rikas, siis teised arvavad minust halvasti, sest rikkurid on ülbed, üleolevad, et see oli nagu minu taustal varem sees. Ja tulebki siis vaadata, et mis on need soovid ja kes ma siis oleksin. Ja vastus sellele küsimusele määratleb sinu loomuse süvavajadused, mis on mingi tõekspidamise või uskumuse tõttu tõkestatud. Ja selgitan välja, missugune uskumus, tõekspidamine või veendumus ei lase sul olla see, kes sa tahaksid olla, saad nüüd hakata sellega tegelema. Anna endale kõigepealt õigus seda uskumust või veendumust omada, tähendab võtta ühendust oma sisemise lapsega, mis kujunes kunagi ammu mingi psühhotrauma tagajärjel. Siis küsi endalt, kas ma tõesti vajan isegi siiamaani veel seda uskumust, et õnnelik olla. Enamasti mitte. Kui jah, siis see uskumus on, aga kui jah, siis see uskumus on sulle veel kasulik, et sul on vaba voli ise korraldada oma elu. Siis võid ka edaspidi sellest uskumusest kinni hoida, kuid pea meeles, kõik sinu elus jääb endist viisi, ka valu. Ära looda muutusi.
Noh, kui ma mõtlen enda veel sügavamale siis selle teemaga, jah, siis tegelikult täitsa ka lapsepõlvest tulevad nagu seosed, et oligi, et isal oli, isa ja ema minu lapsepõlves lahutasid ja isal oligi justkui nagu võib-olla rohkem nagu rahaliselt võimekust ja emal vähem, aga et kuidagi see võib-olla rahalise mõtlemise erisus nagu minu lapsepõlve mina arvas, et see oli ka midagi, mis neid nagu nii-öelda lahku viis. Et jah, et minu väike Kristi siis arvas, et jah, et peaks et noh, kui mõlemad nii-öelda, kui mõlemal on suhteliselt vähe, et siis on nagu hästi kõik, aga kui ühel on rohkem kui teisel, et siis nagu praegu minul ei tohi olla rohkem kui mu mehel nagu justkui selle taustal, et et tihti kui leida need seosed lapsepõlvega, siis neid on nagu väga hea vabastada. Neid ma aitan teha oma teraapiates ja sealt siis edasi liikuda. Jah, ja kui oled kindlalt veendunud, et taha kauem selle uskumuse järgi elada, siis jääb üle vaid üks tee, teha kõik endast olenev, et täide viia oma soovid ja saada selleks, kes sa tahad olla. Et mega võimas. Jah, üpris pikaks läks siis tänane video, aga loodan, et oli abi ja vaata järgmisel esmaspäeval jälle. Mõnusat nädalat. Tšau!